Tere, oleks siis viisakas algatuseks öelda. Kuna mul on väga usin naine, kes aastaid blogi pidanud on, siis pidasin vajalikuks ka omast vaatenurgast midagi öelda, et mismoodi see purjetamine päriselt käib. Muidu jääbki mulje, et sööme siin laevas ainult kaneelisaiu ja grillvorsti ning poseerime päikeseloojangutes. Seni kuni Junga vendreid kokku pakib ja tekil tähtsat meremehe nagu teeb, räägin ma kallile televaatajale, kuidas elu laevas päriselt käib. Nagu igale korralikule merereisile kohane, algab kõik planeerimisest. Vaatamata sellele, mis Eesti riigi transpordiamet ütleb, on meil laeval endiselt üks kapten ja see kapten teeb plaani. Plaan algab sihtkohast, antud juhul Kalana sada ja lõpeb sedakorda Gotlandi saarel Rootsis. Ilmateade plaani otseselt ei soosi, tuulva sunnik on just sellisest suunast, kuhu minna tahame, aga see juba matkapurjetajat ei heiduta. Nimelt saab vastutult ka purjetada. Tuleb lihtsalt teekonda siksakitamise võrra pikendada. Meie oskuste ja võimaluste juures tuleb arvestada umbes 45-kraadise nurgaga tuule suhtes ja see, keda põhikooli matemaatika pole alt vedanud ja kes Pythagorase teoreemi tunneb, saab välja arvutada, teekond pikeneb 1,4 korda. Kuna otse minna oli 113 meremiili, siis vastutult tuleb kokku krüssata umbes 160 miili. Kusjuures vahet pole, kas siksakitab terve tee nagu angerjas või teed ühe pika väärika siki ja ühe pika saki. On ju nii, trigonomeetria sõbrad. Raido võiks ka endale need asjad selgeks teha, siis saame järgmine aasta Manjanast regatile ette. Okei, tegelikult peaks distants tulema natuke vähem, sest päris terve tee krüssima ei pea. Arvestasin peas umbes 150 miiliga. Ilmateade lubas, ma rõhutan, et tuul on 4-7 meetrit sekundis. Arvestades, et liigume vastu tuult, siis näib tuule kiirus selline 6-9 meetrit sekundis. Enam vähem selline parim vahe. Selline 4-7 meetrine tuul ei tõsta ka arvestatavat lainet, mis krüssamist segaks. No umbes 1,5 meeter võiks olla maksimumlaine. Seni kuni kapten oma vägevaid plaane tegi, Neptun muidugi vaikselt itsitus pihku ja nokkis oma 3 hargiga hambavahesid. Aga seda ma siin uhkelt tüüris seistes veel ei teadnud. Alguses oli kõik nagu tavaliselt, väike paistis ja tuul oli lubatud suunast ja tugevusega. See naine, kes vahepeal taustal räägib, ei ole meil mingi salakolmekas, vaid on Kristin Lätt, kes discgolfi kommenteerib. Vaatame lauluväljaku masterit. Teeme parajasti lõunasuunast vaikset käiku, ehk oma esimest sikki. Tagavaraplaan on alati kaptenil varukast võtta. Esimene varuplaan, kui midagi valesti on Saaremaa. Saaremaaga on see paha lugu, et sinna otse Hiiumaalt purjetada ei tohi. Pidavalt esmalt mingi karantiiniperiood olema või midagi. Eks saarlased hiidlased ja lähemalt. Teine tagavara on Turusaarestiik ja Ahvenamaa suund. Saaks Pakstagis minna ehk tagantnurga tuules. Tõele au andes ei tahaks poole teega lobuseid vahetada. Plaan on ikkagi Gotlandi minna, sest selline suhtumine viib alati siile, on ju nii. Oleme esimese sakiga ära teinud ja liigume nüüd läände Stockholmi suunas. Tuul on tõusnud millegi pärast 10 meetri sekundis peale, mis teeb meile näivaks tuuleks sinna 13 meetri kanti. Kes purjetab, see teab, et seal üle 10 meetri sekundis näiv tuul tähendab, et vett lendab üle laeva ja mingitest 1 meetritest lainetest enam juttu pole, pigem 2-meetrised ja selliste üksikute kõrgematega vahele. Vaikselt hakkas Uto poole alla tuult ära keeramine tunduma mitte allaandmise, vaid väga küpse ja meremehelikult strateegilise otsusena. Aga esialgu pusin siin ikka vaikselt edasi. Käik on üle 6 sõlme ja kannatab minna küll. Esimesed probleemid on ka ilmnenud. Nimelt ankrukasti ja vöörikajuti vaheline sein ei pea vett. Laisk kapten ei viitsinud probleemi enne reisi adresseerida ja peab nüüd tegelema pilsi pumpamise ning pilsi vaheseinade aukude puhastamisega, juuksekummidest ja muudest maha kukkunud maistest asjadest. Et vesi ikka pumbani jõuaks, mitte peldiku põrandalaudasid üles ei tõstaks, mis muidugi juba juhtus. Ja need õlled peldiku kraanikausis ei ole Merilini poolt ära joodud ega mingi salajane sanitaarne pulgar, vaid pilsist välja tõstetud, et saaks vaheseina äravoolu aukudele ligi. Lisaks selgus, et kreenis olles pressis vööritangi mage vesi läbi peldiku kraani otse peldiku kraanikaussi. Kuna kapten oli selle äravoolu kinni keeranud, sattus seda ka omajagu pilsse, ehk siis laev ei võtnud mitte ainult merd sisse, vaid otsustas ka omaenda joogiveega väikese siseujule peldikusse korraldada. Õnneks merehaigeks ei jää või seni pole jäänud. Ja sain käpakil need augud puhtaks ja kraanid õigesse asendisse. Aga see kõikuvas laevas just kõige mugavam ei ole. Päike loojub ja saame vööri Gotlandi suunas keerata. Kui midagi valesti ei lähe, siis rohkem kursimuudatusi teha vaja ei ole,
ja järgmised 20 tundi või nii oleme samal kursil. Öösel juunikuule kohaselt pimedaks ei lähe, selline detsembrikuu keskpäevane valgus püsib terve öö. Mina magan laevas öösiti vahirežiimil, ehk 20 minuti kaupa. Alguses on harjumatu, aga kui piisavalt väsinud oled, siis töötab küll. Iga 20 minuti tagant lähen vaatan ringi, vaatan kaarti, vaatan purjeid, siis uuesti magama ja uuele ringile. Magan kokpitis. Mu pesa näeb välja nagu Creature'i tuba Grim Places. Kes teab, see teab. Filmisin parajasti päikese tõusu. Olin mingi aeg tagasi purjest rehvid välja raputanud ja kuulsin siis mingit imelikku krabinat, nagu oleks vesi laevatekile lennanud. Ise või imestasin, et ei käinud parajasti vööriga lainesse, aga mis iganes. Mis iganes tähendab enamasti, et midagi on katki, lahti, ümber, kadunud või kohe varsti halvemaks minemas. Nägingi siis läbi kaamera imelikku valgust purje sees. See mis iganes oli seekord siis purjeõmbluse rebenemise hääl. Pole hullu, rehv sisse ja läheme ülejäänud puhkuse esimeses rehvis. Nagu polekski katki. Sündis ka ime, Merilini ärkas ja sõi võis praetud makaroni suitsuvorstiga. Märkisin erakorralise ärkamise, laeva logiraamatusse lausa punase tindiga. Hea fantaasia korral võiks öelda, et maa ka paistab, või täpsemalt saar paistab. Oleme Fääro saare kõrval, mis on Gotlandi põhjatipus ja mingi 20 miili on veel minna. Tuul läheb siin saare taga maha ja kasutame masinat, et viimane otsa ära teha. Puristid muidugi punnitavad silmi, aga matkapurjetaja jaoks on mootorkopur. Merilin on muidugi magama jäänud, eks ta on magamata ka. Kokku tuli umbes 155 miili ja aega läks umbes 30 tundi. Keskmiseks kiiruseks 5 miili tunnis. Nagu Alaver ütles, et ERR oli viga, saan mina parafraseerida. Krüssi kurss oli viga. Matkapurjetaja võiks soodsamad kursid valida. Väsitav on see nii meeskonnale, kui koormab ka laeva omajagu. See tihtuules olemine. Mitte et kohale ei saaks, saab küll. Laev näeb hetkel välja nagu Mustlasküla. Kõik vöörikajut ja asjad kuivavad tekil. Aga ega midagi. Elame veel.